omanikuga kinnitab. Nii, ja kuna nüüd me näitasime ära, mida kõige alguses hakatakse tegema, et te saaksite nagu ettekujutuse, mis sellest päralt välja tuleb. Diana lõpetab ära, võtab oma teise koera ja näitab meile kõigepealt kõrvalkõivi. Nii nagu me teeme kuuletuskoolitusel, aga selle kõrvalkõivi jaoks mul on vaja 4 julget abilist. Kes rahvasest tuleb? Nii, palun tule. Kes veel tuleb? Kes on julged? Nii, tulge siia palun. Nii, kes veel? Kas te on veel vaja? No kas tõesti ei julge või? Tule palun. No veel ühte on vaja. Sina ka tuled. Nii. Ja tehke selline 4 pruuti. Ja teie seiske lihtsalt paigal. Ja siis koer mingid teie vahet läks. Mina lähen koera juurde, koerale ligipääsuvuse kontroll ja koer ei tohi mind rünnata, kui lähen näiteks omaniku tervitama. Ja võin alustada. Näitab ka hambaid. Neid peab kasva ennast igatselt üle vaadata. Liikumine. Koer sai käskluse kõrval. Läheme inimeste vahele, vaatab omanikku, istub kui omanik peatub, kõnnib ümber inimeste, ei tee inimestest välja. Ja selline koolitamine on vajalik koerale selleks, et ta kasvaks linnas normaalselt käituda. Omanik jooksis, koer peab temaga koos jooksusamme tegema või siis teeb hästi aeglasti. Jälle koer peab minema täpselt omaniku tempos. No ja veel kord inimeste vahel. Näete, koer vaatab kenasti ja omaniku mitte ei lähe teile tasku üles hüppama. Aitäh, Jana! Ja aitäh, abilised!